ja juustude juurest, mis olid juba lihast nii-öelda natukene kergemad, me liigume siis jäätise juurde, mis tavaolukorras võiks olla nagu nii-öelda rammus, aga mitte täna. Aga mitte täna ja et kuna üldiselt ikkagi niimoodi on, et kui tuleb kevad ja tuleb suvi, siis enamus naisterahvaid ikka väga valivad, mida selga, mida süüa, mida mitte, et kõik need eelmise suve riided ja uued riided kõik selga mahuksid. Et siis Balbina üllatas sel aastal oma jäätisesõpru fitness-jäätistega, mis on jogurtijäätised. Ja neid on 2 maitsega, maasika ja virsik. Ja nende juures märkimisväärne on veel see, et selle jogurti, millest jäätis tehakse, me toodame iseenda tehases. Et sellega me siis saame kindlustada selle, et need jogurtis olevad head bakterid jäävad kõik ellu ja siis see jäätis ka meie kõhule pai teeb muu hulgas, et siis jah, need AB bakterid siis tasakaalustavad organismi mikrofloorat. Väga hea ja mulle just meeldib see, maitsen maasikamaga kohe ka. Mulle ei maitse väga magusad jäätised, mis on sellised tõesti nagu väga magusad. Et ta on selline värske maitsega. Mulle see meeldib ta on hästi suvine ja kerge ja rasvavaesem kui koore jäätised. See samamoodi, hästi selline mõnus, kerge. Ja rasva on meil siin sees 4,5 grammi 100 grammi kohta. Vähem kui tavalises koore jäätises. Aga mis see kleep siin selle kaane peal tähendab? Jah, et kui me eeldame, et need naisterahvad, kellest meil siin innist juttu oli, et kes kevade saabudes hakkavad rohkem jälgima, mida nad söövad, siis üldjuhul on neil alati puudu ka vähemalt 1 kingapaar. Et sellepärast on meil koostöös ABC kingaga terve suve jooksul selline kampaania. Sööd seda fitness-jäätist, teed pildi topsist, laed meie Facebooki lehele üles ja igal nädalal me loosime välja kasti fitness-jäätist ja kord kuus paneb siis ABC King välja paari kingi, mille siis võitja võib ise ABC Kinga poest välja valida. Väga ahvatlev pakkumine, ütleks niimoodi, igas mõttes maitsev ja ahvatlev. Nii, aga sina nüüd pakud välja sellise lahenduse, üks variant on muidugi otsesid topsist süüa seda jäätist, mis on ka kahtlemata äärmiselt hea, aga natukene teist sorti väga lihtsat magustoitu. Jah, et kui klassikaliselt võib-olla jäätise kokteili tehakse rohkem sellisest vaniljakoore jäätisest, siis miks mitte katsetada ka teiste oma lemmikutega ja miks mitte ka selle sama jogurtijäätisega. Mina pakuks siis täna välja, et kasutame seda virsiku fitnessit ja muus mõttes teeme sellise klassikalise kokteili, kasutame unamahla ja maasikaid ja segame selle kõik kokku.